Õõvastavad sündmused siin Viljandi linnas leidsid aset pühapäeva pärastlõunal siin selles Kalevi tänava majas. See oli vana rets, 100 korda kinni istut ja suke kakleja, venelane. Aga see, kes surma sai? See oli lihtsalt rahulik vend, rahulik mees. Ei olnud viinavõtti ega midagi? Võtsid ikka siin kambaga, jõid aga vähe. Kes seda teab täpselt? Ja mille pärast ta siia tapma tuli seda, ma ei tea. Sedasi rääkis üks kohalik elanik, kes oma näoga kaamera ette ei tahtnud jääda. Kohale läinud siis nii politsei kui ka kiirabi tuvastasid, et korteris on siis vägivalla tunnustega isik, 64-aastane meesterahvas, raskes seisus, kes siis toimetati kiirabi poolt kohe haiglasse ja siis selle info pinnalt alustasime siis oma menetlustoiminguid, rääkisime inimestega, kogusime informatsiooni ja kõige selle kokkuvõttes siis esmaspäeval jõudsime nii kaugele, et pidasime kinni kiirreageerijate abiga 3 isikut Viljandi linnas. Neil tekkis mingi hetkel siis idee ühte tuttavat külastada. Kuna nad ei teadnud täpselt ilmselt, kus see tuttav asub, siis nad otsisid teda linna pealt ringi ja selle otsingute käigus siis sattusid siis eelpool nimetatud isiku juurde, kes oli siis 64-aastane kannatanu. Ja seal tekkis ilmselt mingisugune konflikt ja selle tagajärjel siis see isik saigi raskeid vigastusi. Hetkel ei ole politseile teada, et hukkunu ja kahtlustatavad oleksid üleüldse omavahel tuttavad olnud ning neil ei olnud ka varasemaid konflikte. Politsei selgitas välja, et mehele raskete vigastuste tekitamises on alust kahtlustada 58-aastast meest, kes ainsana majja sisenes. Ning kuigi tal ei ole kehtivaid kriminaalkaristusi, ent kuriteo asjaolud ja kahtlustatava impulsiivne käitumine annavad prokuratuuri hinnangul aluse arvata, et vabaduses võib mees jätkata vägivalla kuritegudega. Seetõttu oli Lõuna ringkonna prokuratuuri hinnangul vältimatult vajalik kahtlustatava vahistamist taotleda.